Tere päevast teile kõigile siin Kaio ja Consultingu lehel ja taas on aeg teha üks intervjuu. Issand, ma polegi seda sõna vist üldse kasutanud ja ma olen siin koos Itiga. Tere, Iti! Tšau, Kai! Kuidas Norras läheb? Hästi läheb. Täna meil on ilus ilm, lund ei saja, nädalaga tagasi sadas veel lund. Nii et... Kusjuures eile sadas veits Eestis ka lund, mingi kell, vaatasin aknast välja, kutsusin lapsed ka hommikul, siis ütlesin, kas te ka näete, et lund sajab? Ja ma vaatasin, et Hiiumaal olid täitsa suured lumeräätsakad, nii et selline mõnus ilmajutt ka, et siis me teame, mis 5. mai 2023 toimus Eestis ja Norras on. Aga minul on hästi hea meel, Iti, et sa tulid siia minuga vestlema ja meid on varsti siin päris palju vaatamas ka, sest et ma andsin teada kõikidele, kes olid enne tulemuslikus mõtlemises, et kuulge, Iti tuleb jagama oma lugu ja teised ka on loomulikult ka väga oodatud siia vaatama. Ja millest me siis räägime, ongi seesama tulemuslik mõtlemine, mis siit mu selja tagant paistab, sest et suvel, kui ma sain Itiga Viljandis kokku, siis tegi ta otsus, et jah, tema soovib ka enda ellu midagi teistsugust, mingit teistsugust rütmi luua. Aga Iti, tutvusta ennem ennast kõigepealt, et kes sa üldse oled? Tere kõigile, mina olen Iti. Ennekõike ma olen ennast armastav naine nüüd, võiks öelda, ja kes väärtustab iseennast ja mulle meeldib see, mida ma nüüd teen. Ja ametilt ma valisin olla toitumisterapeut, toitumisnõustaja, personaaltreener, ennekõike just varasema enda kogemuse põhjal, et mul oli see kirg õpetada, aidata naisi või ka siis teisi nende probleemidega, mis just mina olin kogenud. Ja ma sain aru, et need ei ole ainult minul, vaid on ka täpselt samuti igal teisel või kolmandal naisel just mõtteviisi koha pealt, enda keha väärtustamise suhtes, enesepiitsutamine, kõik see pool, mis avaldub siis läbi toitumise ja treeningu. Ja Norras ma töötan igapäevaselt siis ka personaaltreenerina, et see on üks teine pool. Ja tegelikult on sul üks igavesti vägev lugu ka ju sellega, kuidas sa sellesse kohta üldse jõudnud oled ja ma ei tea, kui palju sa seda natuke siin avada tahad, et saab vist lühidalt ka öelda, on ju? Sa mõtled siis seda, et kuidas ma jõudsin nüüd tänasesse punkti, jah? Jah, et kuidas sa üldse ju tegelikult ennast üle treenisid ja kuidas, ja mis sul kunagi ennem üldse toimus elus on? See pool, just selles osas, et minu lugu ulatub siis kuskil 5-6 aasta tagusesse aega, et ma olen hästi äärmuslikke toitumisviise, dieete pidanud, see enesepiitsutamine avaldus läbi selle, sest et ma olin harjunud seda tegema või ma arvasingi, et see on nagu üks minu osa ja mille tulemusena siis tegelikult mul ei olnud menstruatsiooni 2 aastat ja ma olin hästi tegelikult alakaaluline, mitte tervislikus kehakaalus läbi selle tegelikult. Ma tahtsin olla ülitervislik, aga samas ma ei olnud tervislik, ma ei näinud tervislik välja ja see ongi see jah, et see äärmuslikkus kõiges, mul on hästi loomuomane teha kõike nagu ninast veri väljas, see oli ka toitumises ja treeningus ja üleüldse. Aitäh, et seda jagasid, aga tuleme siis sellesse kohta tagasi, et miks sa otsustasid tulla 7-kuulisesse mentorlusse, sest tegelikult sa olid see, mis sa praegu räägid, sellest sa olid välja tulnud, sa olid juba käinud erinevates, osa võtnud siis erinevatest enesearengu kursustest ja nii edasi, et kus sul see otsus tuli? Jah, kuna kõik see, mis ma just eelnevalt rääkisin, tuleneski sellest, et mul puudus enda suhtes eneseväärtustamine, enesearmastus, kõik see pool, et seda ma õppisin läbi enda teekonna ja ma jõudsingi sinna enesearenguni, et tegelikult on see, et mina olen kõige põhjus, et miks mul nagu sellised tulemused on ja ma tahtsin tegelikult, käisingi erinevates kursustel, odavamatel kursustel ja seal kirjutasimegi visiooni, millest me unistame ja siis ma tundsin, et ma tahaksin midagi enamat, et kui need olidki, ma ei ütle, et need teised kursused ei oleks mind toetanud ega aidanud loomulikult,
kuid kuna ma olen perfektsionist ka mingit omadest, ma mõtlesin, et ma teen kohe selle suure hüppe, jätan need etapid vahele, et investeerin selle iseendasse, iseenda arengusse selle TIR-programmi ja siis ma mõtlesin, et no nüüd see peab küll viimane kursus olema ja rohkem ma kursustel osalema ei pea, nüüd kõik on tehtud, aga ma lõpupoole võin jagada ka, mis tegelikult päriselt nagu, mis päris elu tegelikult selles osas on, kui sa lähed sellele teekonnale. Aga jah, ma tahtsin iseendal tee pealt eest ära tulla, mu unistused olid suuremad, kui ma julgesin ise neid samme teha. Muidugi seal oli ka see, et iseendast paremini aru saada, miks ma käitun nii, nagu käitun, ma lõin oma mõtetega ärevust, stressi, ma olin hästi tegelikult suures ärevuses ja stressis, mul on siiani veel keha läheb mul automaatselt, kui ma mõtlen mingit mõtet ja mul kohe keha reageerib, mul tekib ärevus. Et keha mäletab väga hästi. Keha mälu. Et jah, et ma tahtsin iseendal tee pealt eest ära tulla tegelikult ja teostada enda unistusi ja see oli ka tegelikult see kõige suurem ajend, miks ma liitusin. Ja tegelikult ma mäletan küll, kui me saime kokku ja sa rääkisid, et sa kogu tunned, et sul on nagu midagi puudu või et sul on vaja rohkem midagi osata või teada, et sa saaksid päriselt hakata neid naisi aitama ja tegema seda tegelikult, mis sa praegu teed, on ju. Et sul on natuke siit ja sealt vaja, ma ütlesin, ei ole sul midagi puudu, sinu sees on kõik olemas, seda tuleb nüüd õppida nagu kasutama, on ju. Ja mina näen küll, et alates suvest siiani sa oled ikka väga suure töö ära teinud, aga jaga natuke, kuidas alguses siis oli seal sul olla 7-kuulises programmis, sest seal on ju, käib meil süsteem nii, et me ei alusta korraga. Sellel hetkel, kui keegi otsustab seda tulla, siis ta tuleb ja siis keegi on võib-olla seal 2 kuud, keegi 3 kuud, keegi juba 5 kuud, mõni ongi see 7 kuud täis, on ju. Et kuidas sul läks sellega alguses? No alguses ma tegin selle väärtidee kursuse sul läbi ja siis ma pärast seda otsustasingi tulla, sest see oli esimene peatükk sellest pikast programmist. Ja alguses oli isegi tore, nagu ikka uus ura, mul oli siin tunne, et ma olen koju jõudnud, lõpuks ometi, et tegelikult ma tahtsin seda juba, olin mõelnud selle programmi peale juba varem, aga ma ei julenud seda otsust vastu võtta, tegelikult mul oli otsus vastu võetud juba varem, aga ma ei julenud seda sammu astuda ikka enda uskumuste ja kõikide selle põhjal, aga enesega võrdlemine on meil kõige suurem see asi, mis loob meile seda halba tunnet tegelikult. Ja mul oli täpselt samuti, et teised teevad nii ägedaid samme, on kogu aeg mingi hea tunne, hea sagedus, tunnevad rõõmu, tänulikkus, kõik sellised asjad. Ja kuna minul oli see ka endaga võrdlemine siis teistega ja lisaks ka see, et ma andsin endale kogu aeg võid alla, siis mul mingitel kuudel oli või hetkedel oli, et mul oli pärast iga webinari lõppu oli mul selline tunne, et kas see peaks mulle head tunnet looma, miks ma ennast nii halvasti tunnen, nagu, aga see oligi see minu mõtetest, minu mõtteviisist ja et ma ei tundnud, et ma otsisin seda head tunnet võib-olla alguses seda, aga seda ei olnud. Aga samas ta ei peagi kohe olema, et see ongi see kasv ja areng selle juures, aga see on loomulik, see kõik see loodusseaduses, see rütmilisus, mis me õpime, et ma saan praegu enda halbade päevadega palju paremini hakkama, et ma mõistan neid, ma saan aru neid, ma teadustan neid endale, et meil kõigil on mingid päevad on hea energiapäevad, mingid on kehvema energiapäevad, minul olid need halva energiapäevad hästi kuidagi masendavad või halvad või sellised, ma olin nagu enda vastu hästi karmata siis ja aga nüüd ma olen nüüd hoopis teistmoodi. Ehk siis tegelikult kui mul on mingi nii asi, mis ma tahtsin öelda, et kadustage mõte ära, aga et kui sa olid seal alguses grupis, kes tuleb seda gruppi, siis ta alguses ikka rohkem kuulab ja vaatab, on ju, ja me tegelikult hakkame ennast nii palju teistega võrdlema ja siis võiks öelda, et nüüd paha programm ja näe, ma ei saa siit, mida ma tulin saama ja miks keegi mind ei aita ja ei tee minu eest mingeid asju, on ju, siis tegelikult üsna pea sina jõudsid ja ma näen ka teiste pealt, kes seal on selle järelduseni, et oota, mina ise siin saan midagi teisiti teha, on ju. Et aga mis sind kõige rohkem siis kõnetas selle programmi jooksul või sa võid ka siia jagada võib-olla hoopis seda, et kus see pöördepunkt siis tekkis, et kui algul tundsid nagu halvemini
siis tegelikult üks asi, mida sa ju tegid, sa käisid iga webinar kohal, kui meil on teisipäeva hommikul kell 6 webinar, Norras on siis kell 5 ja sa olid iga webinar teisipäeviti kohal. No, ma arvan, et reedeti olid sa ka, reedeti on meil kell 1 päeval. Et ma arvan, see on üks suur asi, et sa ei jätnud nagu seda jonni, heas mõttes, sa olid endasse investeerinud, see on ikkagi päris suur summa ja see paneb meid tegelikult liikuma, on ju. Ehk siis sa olid webinaridel ja said sellest läbi minna, aga mäletad sa mingit hetke, kas see oli mingi teema just, mida sa läbisid, mille põhjal see klikk käis või kuidas sul oli see? Tegelikult on üleüldiselt nagu päriselt vastutuse võtmine, et ma arvan, et ma siiani veel ei võta mingite asjadest päriselt veel vastutust, see ongi minu areng, kõigi inimeste areng, aga lihtsalt see ohvri rollist, ma rääkisin hästi palju lugusid iseendale, et kuidas ma ei jõua, mul on kiire, mul ongi see, et ma tahan nii palju asju teha, ma olen nii edasipüüdlik ja siis see kõige juures selle iseendale see stressi ja loo rääkimine. Aga kuna see on lihtsalt nii kokkuvõtlik, see iga tükk loob selle suure pildi, see on nagu pusle, mis paneb selle suure pildi ja loob tervikuks, siis ikkagi on see esiteks see vastutuse võtmine enda emotsioonide eest, enda tunnete eest, enda valikute eest, otsustamine, näiteks otsuse tegemine, täpselt sama, et ma tegin selle otsuse, et ma olen iga hommikul kell 5 kohal, nui neljaks, et sa leiad lihtsalt need võimalused, kuidas olla kohal. Ma rullisin mõni hommik endal voodist välja, aga ma läksin lihtsalt kohale. See on ka see endale lubaduses kinni hoidmine on see üks pool. Sealt saab päris suur asi alguse, kui me seda tegema hakkame. Me elus muutuvad nii paljud asjad. Ja, aga tegelikult on ikkagi see mina pilt ka, kuna minul oli see enese väärtustamine, see pool oli selline nõrk, siis lihtsalt hakata ennast nägema selle naisena, et otsustad ära, missugune naine sa oled, sa hakkadki käituma juba praegu selles hetkes selle naisena ja lihtsalt see ongi nagu see nii võimas, et tegelikult on see nagu väga lihtne, aga raske ka teha. Et meie paradigma hoiab meid kogu aeg, loob meie elu, et 95%, et ta juhib meid kogu aeg. Ja me ei ole ju harjunud, on ju, ja kui me tahame seda muutuma, me peame tegema midagi, millega me ei ole harjunud, mis ei ole meile harjumuspärane. Ja tegelikult, kui ma sind kuulan, siis ma mäletan küll seda hetke, kus sa ütlesid, et issand, aga ma sellist asja automaatselt või alateadlikult loon endale, et see ongi see minu autopiloot, ehk sa kasutasid sõna on ju ohvriseisus olema, aga kui ma olengi harjunud, näiteks just eile meil Minapildi Restardis käis jutt sellest, et kui ma olen harjunud koju tulles, tööd tulen, ma olen väsinud ja mina pean jälle nõud pesema, keegi mind ei aita, kui ma olen harjunud niimoodi vinguma või vihastama sellise asja peale, siis see on üks paganama raske asi sellest välja tulla ja me peame lihtsalt täiega teadvustama, oota, aga ma võin selle asemel midagi muud öelda, ma võin anda perele teada, et ma olen väsinud ja ma teen midagi teisiti, on ju, ja palun neid appi või kommunikeerin seda. Ja see tegelikult ongi see harjumuse koht ja see oli ju ka see sinu enese piitsutamise koht. Ma mäletan, ma arvan, see oli kuskil jaanuar, kas sa mäletad samamoodi võis olla, kus sa lõpuks, eks sul detsembris juba tegelikult käis see mingi klikk ära ja jaanuaris sa juba said jagada, et kuulge, mul oli jumala raske alguses programmis ja nüüd ma saan aru, et ma lihtsalt automaatselt laskungi käitumismustrisse, kus ma ennast piitsutan, on ju. Mul oli jah see, et tegelikult minul olen ka seda sama lugu rääkinud, et ma olen pahane terve elu peale, iseenda peale, oma partneri peale, et ma pean nüüd õhtul mingeid asju tegema. Tegelikult see ongi see enda teadvustamine, et ma olen lihtsalt väsinud, sellepärast sul tulevadki need emotsioonid ja tunded. Aga see teine pool, mis sa jagasid, jah, et kuna see, et me oleme harjunud olema mingis seisundis või kui sa arvad, et sa oled ma ei tea, et me oleme harjunud olema pessimistlikud või me oleme harjunud olema kurvad või me oleme harjunud olema, see tuleb mingi see tundega seos, et mina olin harjunud olema enesepiitsutaja, aga tegelikult oligi see, et see lõigi mulle seda, kui ma hommikul ärkasin üles, siis ma ütlesin ka, et ma saan valida, et kas ma lähen sinna enesepiitsutamisse, hakkan endale puid alla laduma või on see, et ma valin teisiti.
ja see ongi see teadlikkuse hetk, et me saame muuta enda seda omadust, see on tegelikult võimalik, et kui me arvame, et me oleme elu lõpuni selline, siis sa ei ole, sa saad seda muuta See on päriselt. tegelikult ju see, kuidas mille kaudu me ennast defineerime, see on meie identiteet, näed, et aga kui ma nüüd järsku ei lähe ja ei vingu seal, siis kuidas nad üldse teavad, mis ma tunnen umbes või kes ma siis üldse olen ja ma olen hästi palju näinud seda nagu identiteedi lagunemist siin Tirris ka, et oota, aga kui ma nüüd enam selline ei ole, milline ma siis olen, sest tegelikult kõik see, mis meile tekitab halva enesetunde, see ei ole meie loomulik seisund. Meie loomulik seisund on olla armastav, meelerahus ja tunda ennast hästi, on ju. Ja iga kord, kui me tunneme halvasti, siis tegelikult tuleks nagu vaadata üle, et mida ma siin mõtlen, mida ma tegelikult loon on ju endale. Kuule, aga mis sa siis tegema hakkasid? Või kuidas kuna mina olin ka harjunud enda elu looma läbi raskuse, kõik tuleb läbi raskuse, ma tahtsin nii väga seda kergust. Samas mul mingitel hetkel tuleb ikka see raskuse teemaga sisse, sest ma ei ole kogu aeg mingi lendlev lillelaps, on ju, saage ma valesti aru. Aga lihtsalt ongi see, et kas sa oled kogu aeg nagu selles, et seda tasapisi muutma hakata, seda looma hakata, et kui ma tahtsin nii väga seda kergust saada, sest ma olin nagu kogu aeg enda vastu karm olnud ja mul tulid kõik asjad tulevad läbi pingutuse, raske töö, kõik see pool nagu selle juures, et ma tahtsin nii väga tegelikult seda läbi kergus, läbi fun'i asju teha, luua. Et see on hästi huvitav, et kui ma isegi enda mingi programmi ette valmistan, töötubasid, et see ongi see, et mis energia ma valin, et kas ma lähen sinna enesepiitsutamise energiasse, kus pean põmm, kõik niimoodi või see ongi nagu sa Kai räägid seda, et seda elu luua, et seda nautida, seda protsessi, olla selle sees, olla tänulik kõikide nende väikeste asjade eest, et see on jah see, et ma soovisin nii väga seda kergust, soovin siiamaani, et teha asju kergusega. See on huvitav, et sa võtad selle kerguse teema, ma just otsisin välja ühe kerguse koha nüüd, sest me siseringis just loeme sellist lugu, mille nimi on Võttes kergusega, mis on pärit Thomas Trowardi raamatust Hidden Power, mis on siis peidetud vägi, võib öelda, on ju. Ja tead, kui paljud inimesed on ju minuga vastastikku vastanduvad ja see on täpselt see, mida sina, Iti, räägid, kuidas sinu sees on see vastandikus, et kui me oleme harjunud võtta raskusega asju, siis mis mõttes see ei saa olla kergus, kõik elus ei saa olla kergus, vahel peab kannatama, vahel peab olema raske. Aga see raskus ei tähenda, et me tunneme raskustunnet, see tähendab pigem võib-olla natuke ebamugavust, sest sa lihtsalt ei ole seda varem teinud, on ju, või sa teed seda teisel kujul. Ja siin tekstis on üks väga huvitav lõik, ma korra loen siit selle ette, et kergusega lähenemine ei tähenda nõrka juhtimist. Ehk siis seda, mida sina teed, enda juhtimist näiteks, on ju. Vastupidi, kergusega lähenemine ei klapi kokku instrumendi nõrga haardega, sest see näitab, et tööriistakaal on seda suunata sooviva jõu suhtes liiga suur. Kergus, isegi mänguline lähenemine näitab seega kindlat haaret ja täiuslikku kontrolli instrumendi üle. Ja see tundub mingi jumala ufuu jutt, no see on kuskilt 100 aastat tagasi, on ju sealt raamatusse kirjutatud. Aga see tähendab seda, et tegelikult kui me kontrollime iseennast ja saame iseendast aru, siis me saamegi võtta asja kergusega. Asi ei ole selles, et ma hakkan kontrollima seda, mis ilm õues on või mis teised inimesed ütlevad või mis ümber minu toimub, vaid et me kontrolliks iseennast, sest sina oled iseenda tööriist tegelikult, on ju. Ja see ongi see kerguse koht, et mida rohkem me endast aru saame, mida paremini me aru saame, sa saad aru, et sul läheb see enesepiitsutamine tuleb kuidagi, on ju, ja sa oled loonud harjumuse, kohe sa saad jagada ka meiega, mis harjumuse sa siis oled loonud, mis sa hommikuti teed, et mitte sinna laskuda, siis me lõpuks saame päriselt seda kergust tunda, sest meil on lihtsalt vaja hakata ümber harjuma, sest see tuleb nii automaatselt, et sa isegi muidu ei tunnusta ennast ilma, et sa ennast ei piitsutaks, on ju. Aga mis sa teed siis hommikuti? Et ma tean, et sul on üks rutiin, et mitte laskuda sinna enese piitsutusse. Ma ei tea, kas mul see rutiin on, aga jah, et ma hommikul lihtsalt ongi see, et mis lainele ma ennast seadistan, et kas ma valin selle raskuse või ma valin siis selle kerguse, et see ei ole nüüd see, et mul 100% alati õnnestub. Muidugi, ta ei pruugigi ju. See ongi arengu juures, ongi hästi oluline just see vastu võtta, aksepteerida ja mitte siis minna sinna võitlusesse, vaid lihtsalt näiteks olla
ja isegi kui läheb teisiti, aga jah, et me saame teadlikult valida, kas sa lähed sinna raskusesse või kergusesse. Minul siis näiteks, et kas ma valin selle enesepiitsutaja rolli täna või lähen sinna teise ägedasse energiasse. Kuidas see, ma mäletan, et sa ütlesid jaanuaris ka, et läbi sellise tänulikkuse sa tegelikult jõuad sinna, et kas sa teed kirjalikult ka või sa nagu mõtled, räägid peegli ees, mis sul on seal? Kuidas seda energiat valid? Tegelikult on jah, et lihtsalt tuleb leida enda sees see tunne ja võib-olla hingata paar korda ja lihtsalt võttagi see hetk ja olla hetkes. Muidugi saab kirjutamise teel olla. Mina isiklikult nüüd ma olen see nädal kirjutanud jälle uuesti tänulikkust, aga tänulikkuse kirjutamise juures on hästi oluline see, et sa päriselt paned selle tunde taha. Kusjuures mul tuleb iga hommik enam-vähem samad asjad, ma olen nagu märganud. See on väga okei, see on väga okei. Ja aga jah, lihtsalt ongi see, et tunnetada ja enda peeglisse rääkimine on ka tegelikult hästi vinge tööriist, mida kasutada, et see eneseusk, minul oli ka enesekindlus ja eneseusu probleemid, kõik sellised asjad, et ma tahan nagu jagada ka see, et me ei saa nagu mitte kunagi nagu valmis ka. Et iga kord, kui sa võtad mingi uue väljakutse vastu enda suhtes, et kuna me oleme arengus kogu aeg, iga kord, kui sa tahad midagi uut teha, saavutada, sa näed jälle uut asja, mis on see, et mida sa enda kohta näiteks arvad, see minapilt on ju, et need alati tulevad sulle tee peal ette, et sul pead kogu aeg nendest nagu läbi minema, et sa saaksid pidevas kasvus ja järjepidevalt edasi liikuda, et see ei ole nüüd nii, et ühe asja lahendasid ära. Ei, kui sa tahad näiteks, mõnel on see avalik esinemine. Minul oli täpselt samamoodi 2 aastat tagasi, ma ei julgenud Zoomis kaameratki lahti teha, et ennast koolitunnis või seal loengus esitleda, kui ma läksin toitumisnõustamist õppima. Aga nüüd ma teen ise näiteks viin töötubasid läbi, et kui sa lähed kogu aeg nendest sammu haaval järjepidevalt tegutsedes nendest hirmudest nagu läbi, siis see kasvatabki sind selles ebamugavuses, sinul toimubki see kõige suurem areng. Aga me ei pea seda jälle raskusega vastu võtma, vaid see ongi ebamugav, sa lähed sellest läbi, see on see sinu kasvu koht ja edasi tulevad järgmised asjad jälle, et mul endal samamoodi, et kus ma tahan edasi liikuda, siis tulevad uued need paradigmad mul teele, millest ma pean läbi minema. Ja tegelikult sa ju saad minna sellepärast kergusega sellest ebamugavast läbi, sa tead, mis see tulemus on, sa tead, et miks sa ju seda teed, see on sama hea, kui sa hoiad seda toenglamangut või teed need väljaste kükke, on ju, kellele need meeldivad mõnestes, okei, vahel on nagu hea ka, aga enamus ajast ei ole hea, aga see, et sa tead, et ma nüüd käin duši all ära ja kui hea mul on pärast olla, siis me teeme ju selle nimel seda, on ju, et tegelikult on need nagu head näited, mis sa tood ja jälle lipsas see üks küsimus ära tähelepanu, natuke täna siin hajub. Mul on nagu hästi põnev sinuga rääkida, sest et tõesti seda sinu arengut on olnud nii tore kõrvalt näha ja me ei räägi siin küll rahanumbritest, aga mul tekkis korra tunne, et öelda see ka välja, sest me tagasisidesi räägime, me üldse ei too nagu neid näiteid ja tegelikult, kui ma inimestelt küsisin, mis teemal nad sooviks webinaris, see raha on seal alati täitsa tipus, et tegelikult oled sa kasvatanud ka enda sissetulekut on ju läbi selle, et sa oled nüüd need programmid teinud, sa aitad inimesi ja alati nagu tahaks ikka pöörata tähelepanu sellele, kuidas sa neid inimesi aitad ja seda väärtust lood, aga tegelikult väga paljud, kes meid kuulavad, neil on alati küsimus, aga kui see TIR maksis nüüd nii palju, see tulemuslik mõtlemine, et kas see sulle raha siis hakkab sisse ka tooma, siis ma arvan, et sa võid öelda, et ta on seda sulle looma hakanud, on ju. Jah, kuna minul oli unistus, lihtsalt oligi see asukoha vabadust luua endale, siis minu eesmärk ongi see ja ma tegelengi hetkel selle poole liikumisega, aga kuna ma hetkel teen veel Norras koha peal veel tööd, aga mu unistus on saada, et täiesti asukoha vabadust, ma ise otsustan, kus ma siis tööd teen või endale sissetulekut loon. Ja mu unistus oli enne TIR-i juba tegelikult teha see toitumisprogramm, mis on praegu see minu
väike beebi, millega ma tegelen ja ma eelmine aasta siis sügisel alustasin esimese grupiga, mul ei olnud, ma teadsin, mida ma tahan, aga ma tegin selle turundusosa ära, inimesed liitusid ja mul ei olnud programmi tegelikult füüsiliselt valmis kujul valmis, et kes teeb turunduses, siis see on kõige suurem üldse tagurpidi minek, et sa teed esmalt endal toote valmis ja siis hakkad müüma, mitte keegi vaata ei osta, et sa võib-olla 3 kuud nii palju vaeva näinud, et mina tegin nädalast nädalasse siis selle sisu järjest lõin enda programmis osalejatele ja praegu ma saangi seda mugavdada ja ma tahangi nüüd ka suvel ära lindistada mingi osa ja teha see tervikuks. Aga jah, et selles suhtes, et ma vabal ajal siis tegelen toitumisprogrammis inimeste aitamisega, kus nad saavad siis enda toitumisharjumusi muuta ja emotsionaalne söömine, ülesöömine, kõik see pool, lihtsalt see emotsionaalne pool sinna kõigele juurde, et kus me liigume siis nädalast nädalasse kindel teema ja et päriselt ka neid samme astuda, sest nagu me teame, nagu me TIR-is ka õppisime, et ma tean küll, aga ma ei tee ja toitumises treeningus on täpselt samamoodi, et et see ongi see minu toetus ongi see, et nad päriselt hakkaksid neid samme astuma ja muudaksid samas ka enda mina pilti selle poole pealt, et päriselt et jääksid need elukestvad harjumused külge. Et ma tean küll, et ma pean tervislikult toituma, aga ma valin ikka näiteks küpsised ja kommi selle asemel on ju. See on, et saada püsivat tulemust ja kes te nüüd siin kuulate ja mõtlete ka, et tahaks selle toitumisasjast rohkem teada või treeningus, siis ITi poole ma teil väga soovitan pöörduda, ta on läbinud maailma üheks parimaks kuulutatud ja peetakse seda siiani üheks maailma parimaks enesearengu programmiks, see Thinking into Results tulemuslik mõtlemine, mida me siis hellitavalt TIR-iks on ju kutsume ja kes siis on veel parem juhendaja rääkimas sulle emotsionaalsest söömisest ja sul on ka oma treeningkava on ju kuskil äpis olemas, ma pärast panen need lingid ka siia. Et kui inimene, kes ise on selle läbinud ja tegelikult saab aru, mis sinu sees toimub, et see on väga võimas. Millal sul uus kursus on algamas? On sul juba teada või? On sul mingid kuupäevad? Kuna ma alustasin uue grupiga nüüd aprilli viimasel nädalal, siis ma arvatavasti alustan 1. august või midagi sellist järgmise grupiks, sest me saame selle grupiga jaanipäevaks läbitud ja siis sean ette seda, et saaks uue grupiga alustada. Ma arvan seda, et see jääb sinna augustisse või augusti teise poolde. Et kuna inimesed nagunii võtavad vabamalt suvel, siis me saame nendega alustada, kellel suvel läks toitumine lappama ja saame need toitumisharjumused luua, mis päriselt jäävad sulle kestma. Ja grupis seda koos teha juhendajaga nagu elu parim asi. Et aitäh sulle, Iti, et sa tulid siia rääkima ja mul on sulle hästi hea meel ja aitäh, et sa selle aja võtsid. Aitäh, kes te kuulate. Carol siin kirjutab nii hea mõte, ma nüüd ei tea, mille peale ta täpselt kirjutas seda, aga siin on väga palju häid mõtteid praegu täitsa olnud ja aitäh, et te olite ka kuulamas. Kui teil on küsimusi, võite kirjutada mulle, võite siia alla tagida Itit või mind ja küsida. Mida sa lõpetuseks tahaks öelda näiteks või nendele, kes siin kuulavad ja mõtlevad, issand, et ma tunnen ennast täiega ITis ära, et mina ka arvasin, et kõik asjad peavad raskusega tulema ja mis see tähendab harjuda ära ebamugavusega, et ta tahaks ikkagi ka julgeda seda sammu astuda, et tulla mentorlusse. Mida sa ta julgustuseks ütled, miks ta võiks selle sammu ikkagi astuda? Aitäh, Kai, tegelikult sulle ka selle, sa võib-olla ei saagi aru, kui palju sa tegelikult meid toetad, et minu jaoks on kõik need nädalas 2 webinari, mis meil oli, et iga webinar oli nagu nii briljantne lihtsalt või nii väärtust pakkuv, et aitäh sulle selle toetuse eest, selle teekonna eest, et mida sina oled loonud, et millest me saame siis osa võtta, kui me võtame otsuse vastu, et me liitume.
ja see on lihtsalt ülivinge ja kuna sinu see elustiil mulle hästi meeldib, et see, et ollagi täpselt kerguses, elada seda elu, teha oma tööd fun'iga, see ei tähenda seda, et sa ei oleks distsiplineeritud, et sa ei peaks lubadustest kinni, sa ei teeks mingeid ebamugavaid ülesandeid. Näiteks ma tean, et sulle meeldib mingi raamatupidamise ja dokumentide asjadega tegeleda, et sulle meeldib ka rääkida, minul täpselt samamoodi, et mulle meeldib õpetada, aga kogu see köögipool tuleb ka tegelikult ära teha. Ja see tuleb ka endale meeldivaks teha, on ju. Ja, et mul just imetlen nagu seda, et kuidas sa reisid ringi ja siis samal ajal sa teed mingid töötubasid, tasuta väljakutseid asju ja siis õhtul lähed kuskile elu nautima, et ma tahaks ka seda sinna maani jõuda, et mu mõtteviis oleks seal maal, et ma oskaksin seda kõike läbi kerguse nautida. Et see on nagu hästi äge, aga kõigile teistele on see, et sa pead lihtsalt selle otsuse tegema, et milline inimene sa tahad olla ja hakka päriselt neid samme tegema, et otsusta lihtsalt ära, milline inimene sa olla tahad ja hakka niimoodi käituma. Ma isegi ütleks, et milline inimene sa tegelikult oled, sest see, kes sa praegu enamusest oled, ei ole sina. Et kas sa üldse tead, kes sa oled, kas sa tead, mida sa tahad? Et õpi ennast tundma ja kõik ju su elus, Itisa tehe näide, et kõik, mis on seotud tööga, isikliku eluga, kõige selle põhjus oled ju sina. Ja kui sa ei saa aru, kes sa üldse oled, mida ma tahan, jah, kes ma umbes siis olla tahan, mulle ikkagi ei meeldi olla siin jaurav, vingu, vihane. See ei olegi tegelikult sina, kes sa siis oled, milline sa just olla tahad, on ju. Aitäh sulle ka heade sõnade eest, issand, et nii armas sinust ja teen seda rõõmuga, et see paneb minu südame helisema. See on nii tore näha, et inimesed täidavad oma unistusi ja aitäh, et sa tulid jagama. Aitäh teistele, kes kuulasid ja mul läks nüüd veits lappesse, aga aitäh sulle heade sõnade eest. Aga aitäh teile, kes kuulasid ja kes et tunneb, et ma inspireerisin, siis ära lase sellel tundel mööda, et su paradigma tuleb kohe sulle rääkima, et miks sa ei peaks neid samme astuma, et astu need sammud selle tunde pealt, mis sul praegu on. Tee kohe need sammud, kasuta momentum ära ja ma panen siia video juurde Iti lingid ka, sest Facebookist teda väga ei leia, aga ma panen siis lingid, kus te leiate, eks. Aitäh sulle ja aitäh kuulamast. Tšau. Aitäh, tšau.